Tere aiandushuvilised! Aednikena võime me teha kõik õigesti selleks, et kasvatada endale aias midagi maitsvat. Ometi täiesti meist olenevatel põhjustel leiavad meie aeda teega erinevad kahjurid. Ja kõige enam levinud kahjur, kes ka salamisi kõige rohkem pahandust teeb, on just lehetäi. Ja ka minul sel aastal taas on vaja temaga rindi pesta siin ka kasvuhoones, erinevate taimede peal ja ka õues. Lehetäiga on selline asi, et kui ta vaikselt niimoodi toimetab, ega teda kohe ei märkagi. Aga sageli just, et kuna ta ajab hästi palju kestasi, kui ta kiiresti kasvab, siis sageli me ennekõike märkamegi neid kestasi, sest need kukuvad siis näiteks alumistele lehtedele või mullapinnale. Ja nad on sellised heledad. Teine asi, mida me võime märgata, just siis eriti, kui nad peaksid toas pahandust tegema, on see neste, et järsku kusagil riiulil või põrandale on mingi kleepuv asi tekkinud, ei kusagilt, aga kui me pilgu tõstame, siis me näeme seal sellist elujõulist lehetäide kolooniat. Kui nad on ikkagi juba kohal, siis tegelikult on alles mõistlik nende tõrjumisega tegeleda, sest ennetavalt me väga palju midagi teha ei saa. Küll väike mõju võib olla kollastel liimpüünistel, et kui need üles panna, aga üldjuhul lehetäi nende isenditel, kellel on tiivad küljes ja kes on siis võimelised ühest kohast uude kohta rändama. Ega nad sinna kleepsu peale hästi ei jää, aga kui on ka muude kahjurite kahtlus, siis ei ole paha mõte ka neid üles riputada. Minul siin kasvuhoones on sel aastal selles mõttes minu enda jaoks huvitav olukord, et sel aastal on nad tee leidnud ka tomatitaimede peale, mida nad tavaliselt ju ei ole mul siin kahjustanud. Nii et nüüd on mul aeg tegelikult kasvuhoone veel teravama pilguga üle vaadata, et millega nad veel hakkama on saanud. Ja esialgu ma võtan appi need rohelised seebi, nagu rahvakeeli rohkem on tuntud, aga kaaliumseebi lahused. Need on selles mõttes head, et nad küll teevad lehetäidele liiga ja takistavad nende paljunemist ja edasist arengut. Aga kui ma tahan ise ka siin kasvuhoones olla, siis minule ei tee see miskit liiga. Küll aga kui ma tegelen pritsimisega, siis ma kindlasti jälgin, et see ei satuks minu naha peale ja et ma endale seda silma ei ajaks ja kiindad on mul ka käes. Veel oleks ka hea, kui oleks pilvesilm, nagu on täna, sest et kui ma neid kahjustatud kohti, kus need aktiivsed kolooniad ka peal on, pritsin, et siis sinna jäävad need suured tilgad. Et kui on pilvesilm, on vähem tõenäosus, et ma siis põhjustaksin oma taimedel omakorda kahjustuse ehk siis päikesepõletuse. Kui sa alles leiad selle esimese taime ja ainsa taime, kus see lehetäi on peale sattunud, siis tegelikult piisab ka lihtsalt sellest, et sa surud ta õrnalt katki. Nad on hästi sellise abitu olemisega ja hästi õrna kestaga. Nii et seda on tegelikult väga lihtne teha või siis lihtsalt loputad nad veega maha. Aga minul on siin juba tegemist olukorraga, mis on natukene kontrolli alt läinud. Nii et siin taga on mul ühed kurgid ja neid ma juba siin aitasin eelmine nädal, nii et nüüd on kuskil 7-8 päeva eelmisest pritsimisest möödas. Ja samamoodi ma polekski enne tähele pannud, kui ma poleks neid valgeid tühjasi kestasi siin alumiste lehtede peal näinud. Ja kui lehetäisid otsida, kui kahtlus on, siis kõigepealt ikkagi vaadata lehtede alla ja siis just taimede tippudesse, sellepärast, et siin on see kõige rohtsem ja maitsvam osa ja sageli neile meeldibki just siia ülesse oma vasseid jätta. Ja kui ka pritsida, et ma võtan nüüd selle kaaliumseebi lahuse, see on nüüd valmis lahus, eks ole, et siin midagi muud tegema ei pea, kui panema selle pritsi otsa õigesse asendisse, spray ja tema on valmis lahus. Et kui tavaliselt, kui me aiandades teeme lahuseid, siis me teeme nad üheks pritsimiskorraks valmis ja neid kasutatakse kohe kogu ulatuses ära, neid ei tehta pikalt ette. Aga see seebilahus on selline, et sa võid täpselt nii palju ära pritsida, kui sul vajadus on ja siis teha järgmine kord edasi, et selle seebilahusega mitte midagi ei juhtu. Ja kui ma nüüd ka siit lähemalt vaatan, siis tegelikult need lehetäid vaatavad mulle siit otsa ja minul on siin sellised lehetäid, kes on selle kurgitaimega täpselt ühte värvi, aga nad tegelikult erinevad liigid lehetäid on täiesti erinevat värvust, et enda aias olen ma näinud neid alates heleroosast kuni süsimustadeni, aga nende kehakuju järgi tegelikult saab kohe aru, kellega tegemist on. Ja kui pritsida, siis kõigepealt ikkagi pritsin ära lehe alumise külje, sest seal võib olla neid päris pisikesi, keda ma võib-olla siin rohelise müra taustal ei näegi,
Siis vaatan, et seda seebilahust satuks ka kindlasti siia lõhekaenlasse. Ja kui nüüd siin on selline tunne, et see tilgub ja kõik, siis selle seebilahuse kasutamisel on see väga okei, et võib kohe julgelt pritsida. Ja siis kindlasti jah, just see ülemine osa, sest see on neile kohe kõige maitsvam. See meeldib neile kõige rohkem. Aga kui ma näiteks praegu tegeleksin oma roosidega, siis ma õisi pritsiksin võimalikult vähe. Nende koed on lihtsalt natuke nõrnemad ja kui sinna päike peale paistab, siis see võib need ilusad õied ära rikkuda. Nii et siis seal ma ilmselt lihtsalt kataksin käega ja jälgiksin, et ka õues tuulega ei läheks sinna õie kroonlehtede peale. Ja sealt tegelikult saab ju lehetäide puhul ka sõrmedega natukene kaasa aidata. Ja nii ma käin nad üle, et ma ütlesin ka, et see aasta minu jaoks on kummaline, et lehetäid on isegi tomatite peal. Ja see aasta ma kasvatan ka esimest korda baklažaani, kes on ka maavitsaline, kes ei tohiks olla lehetäi esimene valik. Aga seal on tomati peal ja õnneks ma sattusin õigel ajal tõrjuma, sest et see minu esimene aasta ja ma oleks üsna pettunud, kui minu esimene katsetus baklažaani kasvatada oleks juba ebaõnnestunud. Ja samamoodi selle valmis seebilahusega ka õues mul on ühed noored ploomi- ja murelistikud. Eile ma ka natukene tõrjusin neid rohelise seebilahusega, aga siis tuli uus vihm peale, nii et täna ma lähen uuesti. Ja siis samamoodi ma tõstan ettevaatlikult selle oksa üles, sest et ma tahan ka nendele lehetäidele pihta saada, et nad siis kohe ka nagu mullale tagasi, rohu sisse tagasi ei kukuks. Ja ühe käega hoian oksa ja siis pritsin nad üle. Et kui on sellised väiksed puud, siis tegelikult see vaev ei ole väga suur ja ka tuleb lihtsalt jälgida, et ei ole mõtet ainult lehe peale pritsida, vaid ikkagi lehe alused pinnad ja ka oksade raod ja igasugused sellised väiksemad pilud, mis seal on. Kui sul on aias ka sipelgad ja seda eriti just õues, ja just noorte viljapuude puhul, siis tegelikult võiks mõelda samal ajal ka sipelgate tõrjumise peale, sest nemad ongi need, kes need sipelgad ka viivad sinna, kus need leheteed viivad sinna, kus neil on see kõige magusam toit. Nii et need kaks asja, need kaks kahjurid käivad siiski käsikäes. Kui on ikkagi ilusti kõik pritsitud, siis selle kaaliumseebilahuse puhul tegelikult ka on see saagimaterjal siin, mida ma siit kõik varsti loodan korjata, söödav juba nädala aja pärast, nii et sellega võib arvestada. Ja saan seda kasutada ka siin kasvuhoones samal ajal, kui mul on tegelikult tuuldumiseks avad kõik kinni pandud, et minuga ei juhtu mitte midagi. Teine vahend ja tugevam vahend, mis on ka mahepõllumajandus lubatud, on siis neemasaal ehk siis neemipuuõli, see tuumakapsli välja pressitud õli. Ja neemasaaliga on selline lugu, et tema toimib teistmoodi kui see roheline seep. Et kui roheline seep toimib otse sellele lehetäile endale, siis neemasaal on süsteemne. Ja see tähendab seda, et kui ma töötlen need taimed selle neemasaali vesilahusega, siis tema läheb ise taime sisse. Ja kui see lehetäi nüüd tahab seda taime mahla imeda, siis sealt ta saab selle neemasaaliga enda sisse, mis siis tegelikult selle kahjuriga ka kohe tegeleb. Ja mis on kõige olulisem ja just lehetäi puhul on see, et siis ei ole see lehetäi enam paljunemisvõimeline. Nii et me võtame temalt ära tema kõige tugevama konkurentsieelise ohtralt ja väga kiiresti paljuneda. Aga kui ma neemasaaliga pritsin, siis ma tegelikult jälgin ka kõiki ohutusnõudeid, mida insektitsiidide puhul jälgima peab. Ehk et ma vaatan ka, kuidas ma ennast katan. Ma kindlasti vaatan, et pritsimise ajal ei oleks suurt tuult ja kui natukene on tuult, et siis see ei läheks kuhugi, kuhu ta sattuma ei peaks ja et ta just ka minu enda peale ei tuleks. Ja lahuse valmistan ma valmis ainult nii palju, kui ma tean, et mul antud hetkel ära kulub. See ei ole selline lahus, mille saab ühe korraga kogu selle purgi sisuga ette valmistada ja siis hooaja jooksul kasutada. Et tema on ikkagi tõsiselt võetav insektitsiid, isegi kui ta on lubatud mahepõllumajanduses. Siin on selline pakend neemasaali, kus siin purgis on 5 milliliitrit. Ja mõnikord võib olla keeruline aru saada, et kuidas ma nüüd selle lahuse valmis teen, sest soovitatakse teha 0,3 või 0,5% lahust.
Aga õnneks on ka selle peale mõeldud ja siin kasutusjuhendil on tegelikult tehtud lausa tabel. Ja kui siit nüüd näpuga järgi ajada, et millise kultuuriga on mul tegemist, et minul on siin praegu köögiviljakultuurid, aga need ma arvan, et ma saan selle seebilahusega ilusti korda. Aga õues on mul natuke suurem probleem praegu, on mul ühed luuviljalised, mul on murel ja ploomid, siis siin on ka ilusti ära selgitatud, et millise kahjuriga tõrjumisel on sellest neemasaalist kõige rohkem kasu, siin on lehetäid ilusti kirjas ja siin on ka kasutamise aeg, et kas on leitud või et siis kas on õienuppude aeg või midagi sellist. Ja kõige tähtsam asi siin tabelis minu jaoks on see, et ma ei peaks ise seda protsentarvutust tegema. On siin ära öeldud kulunorm, et kui ma panen 1,5 milliliitrit seda lahust pooleliitrises vees, siis ma saangi täpselt selle õige lahuse. Ja neemasaaliga on selline lugu, et võib ka mitu korda töödelda. Kui nüüd on niimoodi juhtunud, et sa oled selle töötlemise väljas ära teinud ja kohe on tulnud peale ootamatu hoovihm, siis tegelikult võib seda sama töötlust korrata juba järgmisel päeval. Aga selle sageduse võiks ka arvestada kuskil niimoodi 7–10 päeva ja võib mitu korda töödelda. Aga see sõltubki väga palju sellest ka, et millal sa oled märganud, et sul need lehetäid kohal on, et täiesti võib juhtuda nii, et ka ilm teeb väga head koostööd ja ühe tõrjumisega saab tegelikult hakkama ja seda kordama ei pea. Mul on siin ka mõned taimed, mida ma kasvatasin ette, aga ma lihtsalt ei ole veel õue jõudnud neid välja istutada. Ja kui ma siit pealt vaatan seda mapust, see on üks kääbus, mapus, paprika, ma pealt vaatan, siis ei ole mitte midagi näha, see on natuke mullane. Aga kui ma siit alt vaatan, siis siin on hoopiski sellised roosaka ja oranžiga tooniga lehetäid, nii et nad on täitsa olemas. Siin kurgi peal olid rohelised. Selliseid potitaimi, jah, selles mõttes mul ei ole neid palju, nii et ma saan üsna kergelt nad just niimoodi natuke kummutades, et see alumine pind saaks üle pritsitud ja kui ta natuke tilgub, sellest pole mitte midagi. Ja selle sama seebilahusega ka, et kui mul on vaja siin kasvuhoones sees mingisuguseid väikseid pindasi veel puhastada, siis selle sama lahusega saan ma seda teha, nii et ma üldse ei ole kurb selle pärast, kui ta mul siin vahekäigu peale natukene kukub. Et see ei tee tõesti minule ega mu lemmikloomadele midagi liiga. Nii et nagu ma ütlesin, mul on siin nüüd üksjagu toimetamist. Õues ma ootan, kuni vihm lõpeb ja taimede, just need ploomid ja murelid, et natuke tahenevad, kuivavad ja siis seal ma teen ka töötluse neemasaaliga. Ja selleks võib muidugi kasutada seda survepritsi, mis on absoluutselt igas aianduspoes ja ka Hortikumi e-poes saadaval. Teda on lihtsalt mugavam kasutada. Aga kui sul on ainult mõni selline viljapuu ja mõni taim, mida sa soovid pritsida ja sa teed valmis ainult sellise väikse koguse lahust, võib-olla ainult pool liitrit, siis selle saab ka tegelikult tavalise käsipritsiga hästi tehtud. Mina lähen nüüd toimetama, sellepärast, et oma kurke ja tomateid ma tahan ikkagi ise süüa. Ma loodan, et sa said siit natukene julgustust juurde nendele lehetäidele vastu hakata ja et sa said ka siit ideid, et milliseid tooteid sobib sinu kodus kõige paremini kasutada. Mina lähen nüüd toimetama, aga sinule soovin saagikat aiandusaastat.